ma siis uuesti enam seda kirja kohta ei loe, kuna ta on loetud ja meile ka küllalt tuttav. Mis mulle eriti nagu südamesse vajus, seda jälle uuesti lugedes ja süvenedes, olen ju ka varem selle kirjakoha üle kõnelnud, on kõigepealt see, et Jeesusel on väga hästi teada ka meie palveraskused. Mitte ainult palve, vaid meie usulise olukorra raskused. Meie vahest räägime talle umbes nii, et no ma informeerin sind ka sellest, kuidas mu olukord on. Kas sa mind mõistad, saad minust aru? Siis see kirjakoht näitab meile eriti seda, et Jeesus väga hästi teab, et meie vahest tüdime palves ära. See sõna tüdima on siin omamoodi sõna. Püüdsin selle mõistet pisut analüüsida, kui täpselt seda kreeka keeles tõlkida, siis ta tähendab, et inimene satub paha sisse, koosneb kahe sõna ühendist, siis ja paha või halb. Tähendab, meie sisse tuleb üks selline paha tunne kuidagi, ei ole mitte hea tunne, mis ka väljendub ehk sõnaga tüdimus, võib-olla moodsama sõnaga resignatsioon, ehk annab seda edasi. Kuid teisest küljest on see sõna kasutatud sõjalise terminina ja eriti neile, kes lahingus löövad araks ja kellel on kiusatus lahingust jalga lasta. Nii et ta on selline militaarne sõna. Seega Jeesus näeb, et meie oleme usulises võitluses, oleme lahingus saatana pimeduse vägedega, selle suure vastasega, kellel on suur meelevald. Ja selles lahingu möllus tekib meil teinekord selline tunne, et edasi võidelda nagu enam ei jaksa ja tahaks kuidagi mingi vaherahu teha, kompromissi, tõmbuda tagasi ja jätta järele. Aga just sellisel korral meie vajame jälle uut kinnitust, midagi virgutavat. Ja meile algus öeldi, et Jeesus selle tähendamise sõna rääkis selleks. Siis, kui meie seda nii tõlgitseme, et meie mitte lahingust jooksma ei paneks ja võib-olla kõige otsustavamal silmapilgul, kus on võit üsna lähedal. Tema mõistab meid, millest meie tüdimus ja resignatsioon tuleb. Kõne all oli lesknaine. Lesknaise ellu oli toonud raskuse surm. Seega siis mitte tema oma hädad ja eksimused, vaid see üsna loomulik nähtus, mida me kõik peame läbi elama, aga võib-olla ta ei olnud veel päris ka oma eluea täismõõtu täis saanud, aga igal juhul raskus oli tulnud surma tõttu. Kui me mõtleme kogudustele ja nende raskustele, siis meie üheks suuremaks raskuse valmistajaks on ka surm. Küll meie vennad-õed lähevad igavikku ja saavad oma usu otsa kätte ja on rõõmsad selle üle, see on kõik õige. Nad on head võitlemist võidelnud, aga meie vendluses jätab 300 inimest endaste augu järgi. Viimasel ajal umbes 300 venda õde lahkub aasta jooksul.
Ja nii meie kogudused muutuvad ikka hõredamaks ja need, kes järgi on jäänud, nende lahkumine ei ole ka mitte kaugel. Ja nagu üks Läänemaa koguduse nõukogu esimees, seal kogudusvanemat ei ole, ütles, meil on vaevalt alla 80 aastast jäänud järgi. Sellega võime arvata, et 10 aasta pärast ei ole seal enam kedagi. See kõik asetab meid eriti nagu lesknaise olukorda. Ja ka Vanas Testamendis on Iisraeli sellistel rasketel aegadel sageli võrreldud lesknaisega. Teine raskus, mida ka Issand teab, on see, et meil on vastane. Saada õigust mu vastasel, oleks sellest naisel lastud rahus elada ja oodata surma, aga oli vastane, kes talle tegi ülekohut ja kes teda kimbutas ja kelle vastu ta otsis õigus. Peetrus ütleb, teie vastane kurat käib ümber kui möürge lõugor ja püüab ära neelata, keda tema saab. Ilmutuse raamatu 12. peatükis räägitakse meile, kui naine oli poeglapse saanud, nii otse kohe tuli kurat ja hakkas teda taga kiusama, ajas teda kõrbe ja seal siis kuskil leidis küll ta varjupaiga, aga see vastane oli siiski väga vägev. Palve on meil võitlus vastasega. See on lahinguvärv. Paulus kutsus üles mitu korda, et teie aitate mind palves võidelda. Ja ma usun, et me oleme tundnud, kuidas see vastane just eriti siis ka meile peale tuleb, kui meie lähme palvesse. Püüab tühjaks teha, mis sa palud, mis sa püüad, niikuinii midagi ei tule. Ega sa midagi ei saa. Näed, minu käes on ikka jämedad otsad ja ei ole mõtet. Mis sa kulutad oma hingejõudu ja niikuinii mitte midagi ei muutu. Jeesus teab seda, et meil on selline raske vastane, sest ta ise võitles temaga ja asetas Jeesusegi küllaltki raskesse olukorda kõrbe kiusatuses ja mõnel teiselgi puhul. Lesknaise resignatsiooni põhjuseks ka oli see, et tal ei olnud mingisuguseid õigusi. Ega seda, kes õiguste eest välja astuks. Sest kohtunik nüüd pidi olema õiguse kaitsja, kuid meile öeldakse, et see oli ülekohtune kohtunik. Kui juba kohtunik on ülekohtune, no mis sa siis muudest veel räägid? Need on ju kaks vastukäivat mõistet, sest kohtunik, tema amet on ju õigust mõista, aga mitte ülekohut teha. Et linnas oli üks kurjategi, ülekohtune kurjategi, aga kohtunik oli. Tähendab ka kõik seadused, määrused, korrad, kuskil ei ole mingisugust kaitset leida. Ja üks võimu esindaja ütles meie ühele koguduse vanemale otseselt, meie käes on võim, meie taga on võim ja meie ees on võim ja teile ei ole mitte midagi. Saate aru? No saame küll ja lestnaine sai ka sellest aru. Nagu Paulus ütleb, kui need, kellel midagi ei ole. Ja kui seda siis kõike näha, sellesse süveneda, see tekitab üsna tugeva resignatsiooni. Kui ei ole abi väljaspoolt, pole ka endal jõudu kuigi palju. Ja oma jõud on üsna nõrk. Võtaks midagi ette, aga mida sa võtad? Mida suudab lestnaine korda saata? Võib-olla ta ei olnud enam sugugi elujõuline ja juba aastates. Jumala riigi töös on see eriline olukord, et siin su rabelemine ei aita.
Kui sa oled kolhoosis või oled vabrikus, teed, võtad kokku, on tulemused näha. Siin võid kokku võtta, teha ja vahest ei näe mitte midagi. Ja see ükskõiksus. Lestnaine läheb kohtuniku juurde, aga tema ei taha mitte. No lihtsalt ei taha. No aga kes saab sundida? See ükskõiksuse vaim ja minna laskmine nagu kogu seda ümbrust ise loomustab. Nüüd on imelik, et Jeesus siin üldse võrdluse tõmbab ülekohtuse kohtuniku ja Jumala vahel. Seda kõik piibliseletused kriipsuvad alla ja see on ka tõsi, et Jeesus kasutab siin vastand mõisteid, et valge tuleks selgemini välja, loob ta sellele tumeda tausta. Aga tundub ka nii, et kui kõike see olukorda süveneda, siis kipub vägisi hinge tulema selline tunne, et kas Jumalgi ei ole kuidagi kõige selle ülekohtustega nõus. Üks, nii teoloogina võiks seda rohkem nimetada, aga ka pastorina töötanud, ütleb kuidagi kas sisemise kibedusega. Jumal soodustab tänapäev ateismi ja meil tuleb teha sellest järeldusi. Vot sellised tunded hakkavad tulema hingi. Kas enam on õiglane Jumal, armastav Jumal maailma valitses või on tõesti mingisugune ülekohtune jõud siin, kes lihtsalt hoolimatult suhtub kõigesse, mis siin sünnib, kuidas tema lapsed kannatavad. Ja selle tulemuseks siis kõige raskem olukord, mis võib tulla, ongi siis see lootusetus. Palud, võitled, teed ja ei midagi. Kui mitu korda Lestnaine kohtuniku juures käis, ei tea, aga paistab, et üsna palju, sest ta ütles, et ta mind ära ei tüüta. See sõna tüütama on kaks omamoodi sõna. Ta kuidagi tähendab nagu puurimist, nagu me umbes kivisse puurime ja taome ja see põrkab ikka vastu, aga pikka peale siis eks sinna ka midagi tekib. Nii et Jeesusele ei ole meie olukord sugugi võõras. Ka see olukord, milles meie praegu ennast tunneme ja milliste mõtetega oleme ehk üsna palju tegelenud ja tundnud ka resignatsiooni, nagu ei suudaks enam edasi võidelda. Kuid ometi see räägiti selleks, et seda tüdimust ja resignatsiooni ei tekiks mitte. Millele on siis rajatud meie lootus? Millega siis Jeesus julgustab meid? See ongi sõnas õieti palju enam väljendatud. Kõigepealt siiski meil ei ole tegemist ülekohtuse kohtunikuga, kelle poole meie pöördume, vaid meil on tegemist armastaja isaga taevas. See on siiski üsna suur vahe. Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma ära valituile? Meie oleme Jumala omad ja Jumal on meie. See isa on kõikväeline ja keegi ei ole kõige vähemalgi määral tema jõudu ja vägevust mitte murdnud. Meie ei ole siiski lesknaised.
vaid me oleme Jumala lapsed. Meie oleme Jeesuse Kristuse pruut. Sellega võrdleb nii Jeesus ise kui ka apostel kogudust. See, keda Jeesus südamest armastab, meie ei ole ka eestkostjata, abita, nagu oli lesknaine. Jeesus ütles, mina ei jäta teid mitte vaeslasteks. Võiks ka ütelda, mina ei jäta teid mitte lesknaiseks, vaid mina tulen teie juurde. Mina saadan teile ühe saatja, ühe abimehe. See sõna trööstija on ka tõlgitud Johannese kirjas eestkostja. Samuti öeldakse meile, et meil on eestkostja ka isa juures, selle kõige kõrgema kohtuniku juures. Selle tõttu meie olukord erineb põhjalikult sellest lesknaisest. Ja püha vaim on meie alaline saatja, meie kaaslane. Tema jääb ikka teie juurde. Me ei ole kunagi üksi. Ja sellepärast see üksinduse tunne, mis võib tulla, ei ole millegagi põhjendatud. Ülekohtune kohtuniku kohta öeldakse, et tema ei tahtnud lihtsalt õigust saada. Kuid Jumala kohta ütleb Jeesus, et tema just tahab oma lastele õigust osutada. Tema tahab neid aidata ja sellepärast julgustab ta neid. 11. peatükis ta ütleb, ka mina ütlen teile, paluge, siis antakse teile, otsige, siis te leiate, koputage, siis avatakse teile, sest igaüks, kes palub, see saab, kes otsib, see leiab, kes koputab, sellel tehakse lahti. Aga missugune isa on teie seast, kelle poeg palub kala, et ta annaks temale kala asemel mao, või kui ta palub muna, et ta annaks skorpioni. Kui nüüd teie, kes te olete kurjad, märkate anda häid andid oma lastele, kui palju enam isa taevas annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Nii et Jeesus kinnitab seda, et Jumal tahab meid aidata. Ja meil on kõige kõrgem ja kõige õiglasem kohtumõistja, kelle ette peavad kord kõik ilmuma ja kes mõistab kogu maailmale kohut. Meie oleme Jumala valitud ja meie õigused on taevas garanteeritud, kui ka neid siin maa peal vahest siis hüljatakse. Niisiis sõnad palju enam. Mõtleme sellele, mis on meil siis palju enam võrreldes selle lestnaisega, kes siiski ka selles olukorras saavutas õiguse. Mis tõttu aga siiski me tunneme, et nagu meid ei kuulda. Me ütlesime, et see sõna tähendab sõjalist sõna, lahingut. Kui me oleme lahingumöllus, ümber on kära ja suitsu ja mürtsu, haavatute kisa ja kõike, siis meil puudub ülevaade, milline on olukord kogu rindel. Meie arvestame selle järgi, mis on parajasti meie ees, see olukord, aga kuidas on see üldine? Olen mitmel pool, eriti läänepoolsetes kogudustes liikudes leidnud, jah, viimane aeg on käes just selle märgiga, et näed, enam inimesed ei tule usu juurde, enam ei ole pöördumisi, paganate aeg on täis saanud ja nii edasi. Kui aga vaatame asja ülemaailmselt, siis võime ütelda, et kunagi ei ole olnud maailmas nii suuri ärkamisi kui praegu. Kunagi ei ole maailmas nii palju inimesi tulnud Kristuse juurde kui praegu. Kunagi ei ole evangeelium selliseid võite saavutanud kui just praegu, viimastel aegadel. Kunagi ei ole Jumala sõna levitatud nii palju, kui seda on viimasel ajal. Aga meie oma lahingulõigust tunneme tõesti ainult tolmu, suitsu ja vaenlase kallale tunge. See on üks põhjus,
miks meile sageli jääb selline masendatud tunne. Teine asi, Jumal teotseb siiski oma aegade järgi. Ja neid aegu meie sageli ei oska mõista. Prohvetid ootasid Jeesust, Kristust, tähendab Messiat, ja et see peaks juba praegu nagu sündima. Jeesaja on sellest nii innustatud, et ta näeb kohe, et üks laps sünnib, ta näeb isegi tead kannatust, kõik on elab. No aga miks ta ei võiks praegu tulla? No mis takistab seda? Ja ometi ta tuli 700 aastat pärast Jeesust. Ja Galatia kirjas öeldakse, ja kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja. Me oleme väga väikesed, et oskame Jumala aegu, olukordi, vaimumaailma seadusi kõiki hinnata ja mõõta. Ja teeme üsna lühinägelikult, kui me arvestame seda ainult enda järgi. Jeesus ütleb siiski ühe olulise põhjuse siin ka, et kas ta usku leiab. Siiski on oluline põhjus ka selles. Nüüd ongi küsimus, kuidas meie seda resignatsiooni ja võib-olla eriti neid momente, kus me tunneme, et palvevõitlus on raske, suudame ületada. Mida Jeesus ütleb? Ta ütleb, et lootust ei tohi kunagi kaotada. Õigluse ja headuse võidusse. Sest ülekohus võib küll vahel võtta väga võimust ja mitme armastus läheb külmaks, aga see ei tähenda mitte, et ülekohus ja see vastane ütleb lõpuks viimase sõna. Lahendus tuleb siiski Jumala käest. Õigus tuleb võidule. Jumala riik võidutseb kord. See ei ole oluline, mis ükskord oli, vaid millega võitlus lõppes. Ja sellepärast Jeesus ütleb, vaadake lõpu peal. Ja Paulus lõpetab Rooma kirja, ütleb, Jumal tallab varsti saatana teie jalgade all. Teine asi, millega Jeesus seda rasket olukorda käsib ületada, on see, et meie siiski oma palvetega võime inimeste meelsust, nende hoiakut hakata mõjustama. Kuidagi puurida nende olemusesse. Kohtunik ütles, mina ei karda Jumalat ja ei häbene inimesi. Tähendab, nii kõva, kui üks süda veel võib olla ja inimene võib minna väga kõvaks. Ja meil on selline usk, et ega mõni inimene temast ei saa asja. Ta on nii kõva, et sina temale räägi või palu tema eest, aga asja temast ei tule. Siiski palve võib teha imet ja hakata midagi muutma tema hinges. Tema mõtteviisi muutma. Teistmoodi hakkama asjadele vaatama. Ja pealootus on meil ikka sellele, et meie toetume Jumala armastusele. Mida meie siis just palves peaksime eriti veel alla kriipsutama? Vend kriipsutas eriti usuosa ja see on siin tõesti ja seda ma ei taha korrata. Aga Jeesus ütles, ööd ja päevad kisendab. Kes kisendab õieti ööd ja päevad? Väike laps. Tema kisendab päeval, tema kisendab öösel ja see on tema ainuke vahend, millega tema saab endale toitu tellida, millega ta oma ebamugavusi ja raskusi saab kõrvaldada ja tundub siin, et Jeesus ka sellega nagu kriipsutab alla meie lapselikku pöördumist Jumala poole. Sest laps ei suuda ennast aidata, ei ta saa toitu kätte, ei ta saa ennast kuivaks panna, on tal mingi valu või häda, ei ta saa rohtu võtta, temal jääb üle ainult kisendada.
nii näeb ka Jeesus. Meie peame oma taevast isa nii täielikult usaldama ja tema käest vastu võtma, ja kui meil tõesti vahest on ka nii lapse moodi ebamugav, et see paneb kisendame ja Jumala sõna julgustab meid, et meie võime appi hüüda Jumalat. Hüüdke minu nime appi. Jumal laseb vahest olukorrad nii kaugele minna, et meil ei jää muud üle kui appi hüüda. Ja appi hüüdma hakkab see, kes enam ise ei jaksa. Aga kes usub, et kuskil on siiski abi ja teda suudetakse aidata. Kes issanda nime appi hüüab, see päästetakse. Appihüüdjatele on pühaskirjas väga palju tõotust. Kuid see on eriline hingeline olukord, kus me appi hüüame. Ja see hingeline olukord on just selline, mida nagu Jumal ootaks meie käest. Kus me tunnetame oma nõtrust, oma viletsust, oma jõuetust, nagu apostel ütleb, et Jumala vägi minu nõtruste sees saab täie võimuse, sellepärast tahan ma kiidelda ainult nõtrustes. Selline appihüüdja kuidagi loob eeldused, et Jumal saab hakata töötama nii meie kui teiste juures. Appihüüdmine, see on palve algus ja tema väga oluline element. Jeesus ütleb ka, et meil tuleb siiski oodata, jääda kannatlikuks, jääda püsivaks ja võib-olla meile on selline tunne, et Jumal jääb ikka hiljaks oma asjaga. Ütleme ka Marta ja Maria kombel, oleksid sina siin olnud, ei oleks meie vend surnud. Aga miks sa ei tulnud siis, kui õige aeg oli? Nüüd on juba kõik hilja. Kuid mida ütleb Jeesus? Kui sina usuksid, saaksid sina Jumala au näha. See tunne on meil sageli, et Jumal jääb hiljaks oma asjaga. Jeesus ütleb, et ta ei jää hiljaks, vaid ta saadab niipea abi. Ta isegi kiirustab veel. Mitte, et see oli nüüd viimane aeg, millal tema abi saadab, vaid ta ütles, kes kisendavad tema poole ööd ja päevad, kas ta ei peaks viivitama neid aidates. Ma ütlen teile, küll tema peatselt muretseb neile õiguse. Mis siis on see õigus? See õigus on siis, ta otsis õigust oma vastase vastu. Õigus on saatana jõu võitmine. Selles võitluses, mis meil selle suure vastasega on. Kui tema annab meile vaimuliku võidu jõu kõige vaenlase väe peale, see on meie see õiguse saavutamine. Ja selles usus meie peame palvetama, et meie saame võidu selle läbi, kes meid on armastanud. Olgu siis need mõtted ka veel lisatud sellele, mis me juba kuulsime. Palume, et issand annaks meile ka usu julgust vaenlase vastu võideldes ja kui võib-olla on Jumala kogudusel kuidagi rasked ja kitsad päevad ka praegu ja kui meil isiklikult need võivad olla, et siis meie ei lööks kartma, ei ehmataks, ei tuleks kuidagi nagu jooksupaneku või kõrvale tõmbamise mõtet, vaid et meie võitleksime kuni lõpuni. Aamen.